Tere, armas teeline! Täna on eriline mõtisklus, sest pealkiri on juba iseenesest taevane kodakondsus. Algustekst loen Philippi 4. peatükist. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Peaksin vist kohe alguses ütlema, et meil ei ole vaja panna oma lootus ja maisetele valitsussüsteemidele, millised valmistavad meile regulaarselt pettumust. Oleme kristlastena Jumala taevase riigi kodanikud ja selle kodakondsusega käivad kaasas eesõigused, imelised eesõigused. Me oleme kõik mingil hetkel kohanud inimesi, keda imetleme ja keda tahame jäljendada. Eriti tähtis on see, et lastel oleksid head eeskujud. Ideaalis võiks kõik eeskujuks olla isa ja ema. Kui lapsed kasvavad, hakkavad nad leidma teisi eeskujusid, võib-olla seoses nende valitud tegevusalaga või isegi elulugudega, mida nad on lugenud. Samuti saavad nad õppida, kuidas mitmesugused piiblitegelased probleeme käsitlesid ning kõrvutada neid oma kogemustega. Kahjuks on tänapäeva meedias rikkalik valik eeskujusid, millised on küsitava väärtusega. Meid pommitatakse klikipeibutuslugudega, mis kirjeldavad üksikasjalikult kuulsuste kõlvatuid probleeme ja sassis elu. Kuigi Pauluse lugejatel Philippis ei olnud mingit internetti, seisid nad ometi silmitsi samalaadsete väljakutsetega, mida nad endi ümber nägid. Aga täna loeme, kuidas kirjeldatakse Philippi 3. peatükis häid ja halbu eeskujusid. Kus on nende eristamise võtti? Aga loeme pühast kirjast. Jälgige minu eeskuju, vennad, ja vaadake neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Sest paljud, kellest ma teile olen sagedasti öelnud ja nüüd ütlen ka nuttes, elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus, nende Jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis. Nad taotlevad maapealseid asju. Me ei tohi märkamata jätta Pauluse armastust nende vastu, kellega ta on eriarvamusel. Ta nutab nende pärast, nagu äsja lugesime. Pööra tähelepanu sellele, et ta ei nimeta neid oma vaenlasteks, vaid Kristuse risti vaenlasteks. Paulus mõistis, et kaalul on hoopis see, kuidas ristisurm purustab müürid ja see, et puudub erisus inimeste vahel, kuna me oleme ju kõik patused ja vajame päästjat. Ta ütleb edasi, sellepärast tuletage meelde, et teie, kes enne olite liha poolest paganad ja keda ümberlõikamatuks kutsusid need, keda lihas kätega tehtud ümberlõikamise tõttu kutsutakse ümberlõigatuiks, olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel ära Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, ilma lootuseta, ilma Jumalata siin maailmas. Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu. Kes siis? Kristus, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kas pole kaunis pühakirja tunnistus? Pea meeles, kust kohast sina tulid? Elust ilma Kristuseta on elu ka ilma lootuseta. Paulus ütles, te olite ilma Kristusest, ilma lootuseta ja ilma Jumalata maailmas. Mida see tähendab? Paulus tuletab paganatele meelde nende minevikku, vaimset seisundit, võõrandunud, väljaspool lepingut ja ilma ligipääsuta Jumala tõotusele. Ta kutsub neid meeles pidama oma lootusetust lahus Kristusest, et nad ei peaks kunagi tema armu iseenesest mõistetavaks. Meenutas, kes me olime enne Kristust. Süvendame tänulikkust selle eest, kes me temas oleme. Oma mineviku võõrandumise unustamine võib panna meid unustama lunastuse hinda. Aga kuulake, mida pühakiri selle kohta ütleb. Ent Jumal, kes siis?
Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Edasi Jesaja kirjutab 59. peatükis: vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palgest eest, sellepärast et ta ei kuulegi, sest teie patud varjavad. Esimese Peetruse 2. peatükk ütleb: teie, kes muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Rõõmustage selle pärast, mis Kristus on teinud. Tema veri toob meid lähedale. Aga nüüd olete teie, kes olite kaugel, ütleb Paulus, Kristuses Jeesuses tema vere läbi saanud lähedaseks. Inimkonna ja Jumala vaheline eraldusjoon on kustutatud Jeesuse ohvri kaudu, mida rituaalid ja seadused ei suutnud kunagi saavutada. Selle teostas tema veri, lepituse, vastuvõtmise ja rahuga. Meie lähedust Jumalaga ei teenita ära, vaid see saadakse Kristuse vere kaudu. Iga usklik, olenemata tema taustast, on ristil võrdselt vastu võetud. Heebrea kirja 10. peatükis öeldakse: nii on meil siis, vennad, Jeesuse veres julgus sissepääsuks pühasse paika. Ja selle on ta meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on oma liha kaudu. Kolossuse 1. peatükk tunnistab: ja tehes rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik, nii hästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Ja Jeesus ütles kord: mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Rõõmustage selle üle, kelleks Kristus meid on teinud, üheks rahu rahvaks. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja lõhkunud lahutava müüri. Kristuse kaudu on nii juudid kui paganad nüüd ühendatud üheks vaimseks perekonnaks. Eraldav müür, mida sümboliseeris templis olev barjäär, mis jättis paganad kõrvale, on kõrvaldatud. Kristus kõrvaldab nii vaimse võõrandumise kui ka sotsiaalse lõhe. Evangeelium ei lepita meid mitte ainult Jumalaga, vaid see lepitab meid ka üksteisega. Igasugune eelarvamus, uhkus või barjäär, mis kristlasi võiks lahutada, ei oma kohta Kristuse ihus. Galaatia 3. peatükk tunnistab: ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest teie kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Punkt. Kolossuse 3. peatükis Paulus ütleb: kus ei ole kreeklast, ei juuti, ei ümberlõigatud ega ümberlõikamatut, ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Ja Jeesus oma palves ütles Johannes 17. peatükis, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Niisiis, millest maailm usub, et Jeesus on meil tõeline? Sellest, kui me elame temas ja tema elab meis. Enne Kristust me olime lahutatud. Kristuse kaudu me oleme lepitatud ja Kristuses me oleme ühendatud. Jeesus mitte ei anna meile rahu, tema ongi meie rahu, ületades kõik lõhed Jumala ja inimese ning inimese ja inimese vahel. Pauluse üleskutse on väga selge: püsige kindlalt issandas. Paulus alustab Philippi 4. peatükki sõnadega: seiske kindlalt issandas. Kindlaks seisma jäämine tähendab jääda ankurdatuks, vankumatuks ja ustavaks vaatamata sellele,
survele, vastuseisule või maailma muutuvale väärtustele. Selles kontekstis hoiatab Paulus Kristuse risti vaenlaste eest Philippi 3. peatükis. Kes need sellised on? Need on inimesed, kelle prioriteedid ja maitsed on vastuolus evangeeliumi vaimuga. Nende jumal on nende kõht, ütleb Paulus, mis tähendab, et neid juhivad maised soovid, mitte taevased eesmärgid. Küsimus siin on järgmine. Mis hoiab usklikku sellises maailmas kindlana püsimas? Ja Paulus vastab meile, meeles pidades, kus asub meie tõeline kodakondsus. Siin ta kasutab kodakondsuse analoogiat. Täitsa tänapäevane teema. Ta ütleb, sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame issandit Jeesust Kristust kui õnnistegijat. Sõna ühiskond on siis võtmesõna. Kuningliku piibli tõlgenduses tuleneb termini ühiskond kreekakeelsest sõnast politeuma, mis sõnasõnalt tähendab kodakondsus või osariik. Pauluse ajal viitas see sõna teatud poliitilise kogukonna liikmeks olemise privileegidele ja kohustustele. Ühiskond viitas kodanikuks olemise sobivale käitumisele. Seega, kui Paulus ütleb, meie ühiskond on taevas, siis ta sellega viitab, teate millele? Meie kodaniku käitumine, meie eluviis peaks peegeldama, peaks kuuluma taevasse, olgugi, et me oleme veel siin. Philippi Rooma identiteet, mida Paulus siin kasutas, on leida Apostlitegude 16. peatükis, kus Philippit nimetatakse kolooniaks, Rooma eelpostiks Makedoonias. Philippi oli üks eriline linn ja rahvas ka samamoodi. Philippi kodanikud olid staatuselt roomlased, kuigi nad elasid Roomast endast väga kaugel. Nad riietusid nagu roomlased, rääkisid ladina keelt ja elasid Rooma seadust järgi. Paulus kasutab seda kodaniku uhkust suurepäraselt vaimse tõe õpetamiseks, öeldes, nii nagu filipplased elasid Rooma võimu all, kuigi sellest kaugel, elavad usklikud taeva võimu all, kuigi nad on ikka veel maa peal. Ja idee siin on väga selge. Kodakondsus kujundab käitumist. Kui sina pead ennast kuuluvaks taevasse, siis sinu käitumine, sinu lojaalsus, ambitsioonid peegeldavad sinu kodumaad, mitte ka kultuuri, kus sa praegu elad, vaid kuningriiki, mille nimel sa elad. Kristuse, meie kuninga vägi, kes meie alanduse ihu muudab oma äraseletatud ihu sarnaseks vägemööda, millega ta võib ka kõik teha oma alamaiks, siis kes muudab keda? Kristus muudab mind ja sind, kui me seda soovime ja selleks võimaluse anname. Kristus on siin esitatud kõikvõimsa alistajana. Siin kasutatakse väljendit alistama enesele kõik. See tähendab kõige allutamist tema juhtimisele, tema võimule. Kristuse kuninga võim ei ole teoreetiline. Tema valitseb tõeliselt ja tema vägi ulatub nii loodule kui ka iseloomule. Ta ei valitse mitte ainult kosmose, vaid ka südame üle. Siin räägitakse füüsilisest ja vaimsest ülestõusmisest. Paulus osutab taevasele ülestõusmisele, mil meie kehad muudetakse Kristuse sarnaseks, kuid praegu toimub vaimne ülestõusmine. Iga kord, kui Kristus alistab meis uhkuse, iha, viha või hirmu, on tema ülestõusmise vägid just praegu tegutsemas. Sama autoriteet, mis äratab surnuid üles, saab ka tänapäeval vaimselt surnuid üles äratada. Niisiis, kui sinus on soov vabaneda uhkusest, ihast, vihast, hirmust, see on Kristuse töö südames. Anna talle see võimalus. Paulus siin oma kirjas räägib kahest vastandlikust seltskonnast, ristivaenlastest ja taevakodanikest Philippi 3. peatükis. Ja ta vastandab neid kahte eluviisi. Esiteks, ristivaenlased. Nad mõtlevad maisetele asjadele, kiitlevad sellega, mis peaks tegelikult tooma häbi
ja elavad eneserahulduse nimel. Kuidas siis on taevaste kodanikega lugu? Nad mõtlevad taevastele asjadele. Nad kiitlevad Kristuse õigusest. Nad elavad kuulekuses ja ootuses tulevasele kuningale. Sa panid tähele seda erisust? Me muutume sellisteks, millest me räägime. Kui meie mõtted on suunatud maale, peegeldub meie elu maad. Kui meie mõtted on suunatud taevale, peegeldab meie elu Kristust. Nii lihtne see ongi. Taeva kodanikena elamine. Millest see avaldub? Seisame kindlalt Kristusele ustavalt, mitte lohutuse nimel. Me elame saadikutena, esindades taeva väärtusi kõikjal, kus me ka poleks. Me hoiame oma meelt, sest kodakondsus avaldub kõigepealt mõtetes ja seejärel tegudes. Me vaatame ülespoole, sest meie lootus ja muutumine tulevad Kristuselt, mitte kultuurist, kus me elame. Ja viimaseks, me käime ülestõusmise väes, usus Kristusesse, kes alistab meis kõik, meis ei ühti tema sarnasusega. Kuidas siis näeb välja issandast kindlat püsimine tänapäeva elus? Kuidas muudab meie taevase kodakondsuse mõistmine meie suhtlemist maailmaga? Mida tähendab Kristuse jaoks see, et ta alistab endale kõik ja sinus ja minus isiklikult? Kuidas saame me peegeldada taevast kultuuri oma kodudes, kogudustes ja töökohtades? Taevane kodakondsus ei alga Kristuse tagasitulekuga. See algab siis ja praegu, kui Kristus valitseb südames. Filippi 3:20 ütleb, sest meie kodakondsus on taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Sellepärast seiskem kindlalt mitte kui selle mööduva maailma kodanikud, vaid kui igavese kuningliku lojaalsed esindajad, kelle kuningas võib kõik asjad, kaasa arvatud ka meid, endale alistada. Kuid Filippi 4. peatüki üks peamisi sõnumeid on see 4. salmist. Olge ikka rõõmsad issandas. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on lähedal. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Seega, see pole meie musklite pingutus, vaid see on sees elava Kristuse töö tulemus. Pärast veel kordset ühtsuse teema puudutamist liigub Paulus edasi teise teema juurde, see on siis rõõm issandas. Kui palju kordi oled sa muretsenud raskuste pärast, mis lahenesid lõpuks vaevata sama kiiresti, nagu nad ilmusid? Jeesus rõhutas põhjendatult ja korduvalt, et me ei peaks muretsema. Ning Peetrus tuletab meile meelde, et heidaksime kõik oma mure ja ärevuse issanda peale, sest tema peab hoolt meie eest. Kes siis? Tema peab hoolt meie eest. Tegelikult peaksid üle kogu maailma kasvavad probleemid innustama meid lootma, et issanda tulemine on lähedal. Vastumürk igasugusele ärevusele, igasuguses olukorras on saata üles usupalve. On ilmne, et meil tuleb uskuda ja tegutseda oma palve järgi, nagu oleks vastus tulnud. Juba enne, kui tegelikku vastust näeme, sest Piibel õpetab meid paluda tänu ütlemisega. Lisatud on ka sõna anumises, mis kreeka keeles kõlab deesis, mis annab märku äärmuslikest ja kiireloomulistest olukordadest. Meie palved on küll soovid, aga teame, et meie palvetaotlused on vastu võetud seni, kuni palume tema tahtmist mööda. Siis saame puhata ja rahu tunda, teades, et meie palvesoovid on Jumala käes.
29. psalm ütleb, issand annab tugevuse oma rahvale. Issand õnnistab oma rahvast rahuga. Jeesus ütles Johannese 14, rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nii, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ja Paulus kirjutab 1. Korintuse 14. peatükis, sest meie Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes. Jumala rahu on midagi, mida maailm iial anda ei saa, sest Jumala rahu tuleb kindlusest, et Jeesuse meie päästja kaudu on meil igavese elu and. See rahu mõjutab meie elu iga tahku ning on ülem kui kogu mõistmine, ütleb piibel. Seega see pole ära seletatav. Seda pole võimalik üksnes mõistusega haarata, nagu kreekakeelne sõna nous tähendab aru, mõistus siin väljendab. Rahu, mis ületab arusaamise, ka hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Meie siseelu vajab kaitset. On huvitav, et Efesuse 4. peatükk kasutab Jumala rahuga seoses sõjandusalast kujundit. Vastavalt kreekakeelset tegusõna proreo kasutatakse sõdurite garnisoni kohta, kes valvab linna sissetungi eest. Veel üks sisemise rahu väga tähtis tahk on Jumala tahtega kooskõlas elamine. 119. psalm kinnitab, sinu seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista. Aga millist tegevusmudelit pühakiri siis meile soovitab? Philippi 4. peatükis saame sellest lugeda, viimaks, vennad. Kõik, mis on tõsine, mis on aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda ja vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ja rahu Jumal on siis teiega. Sa panid tähele, see tekst algas sõnaga viimaks. Ja siin loetleb Paulus 6 väärtust, millele järgneb nende lühike kokkuvõtte ja julgustamine jäljendada Pauluse eeskuju. See viimane, kultuuride ülene manitsus koos kaheosalise rõhuasetusega nii väärtustele kui ka eeskujule sobib hästi Philippi linna kreeka-roomalikku kultuuri. Väärib aga märkimist, et tulipunktis on piibellikud väärtused ehk voorused, mida näeb üsna ilmselt sellest, et Paulus jätab välja 4 kreeka mõttele omast põhivoorust, milliteks on mõistlikkus, õiglus, mõõdukus ja vaprus. Aga need kristlikud nüüd siis. Kõigepealt see olgu tõene. Loetelu ei alga mitte juhuslikult selle piibeliku põhiväärtusega, mida Jeesus ja kogu Uus Testament sageli rõhutab. Kõik, mis on tõene, see on väärtus. Teiseks, auväärne. Kreekakeelne sõna viitab isiku voorusele, kus seda tõlgitakse ka väärikuseks. Kolmandaks, kõik, mis on õige. See voorus määratleb Jumala õiglast iseloomu. Neljandaks, puhas. Mõtete ja tegude puhtus, mis pärineb Jumala õigeks mõistvast õigusest ja omandatakse usu läbi. Viiendaks, armastusväärne, esteetiliselt kaunis, mida on laialdaselt näha Jumala loomingus. Ja kuuendaks, ülendav, lahke ja veetlev ja armuline. Paulus esitab veel 2 täiendavat tingimust, et ühelegi neist voorustest ei omistataks paganlikku tähendust. Ta ütleb, kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav. Tuleb nende taevalike väärtuste üle mõtiskleda. Siis kõrvaldamaks igasugust kahtlust ja võimalikku vääritimõistmist kutsub Paulus meid üles rakendama seda, mida oleme tema eeskuju varal teada saanud, omaks võtnud, kuulnud ja näinud. Jeesus käskis oma jüngritel mitte
kukrut kaasas kanda. Miks? Jeesus rajas sellise korra, kus usklikud hoolitsesid evangeeliumi teenija eest. Ja siin Filippi raamatu 4. peatükis on see muster selgelt arusaadav. Loeme pühast kirjast. Väga suureks rõõmuks issandas, aga oli mulle see, et te juba uuesti virgusite mõtlema minule, ütleb Paulus. Sellele te mõtlesite ennegi, aga teil ei olnud juhust selleks. Ma ei ütle seda puuduse pärast, sest ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. Olen kõigega ja kõigi oludega harjunud. Nii olema söönud kui ka nälga nägema. Elama nii külluses kui ka puuduses. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks, kinnitab Paulus. Niisiis ta ütleb, olen õppinud olema rahul. Ükskõik millises olukorras ma ka hetkele poleks. Ja Timoteusele, noorele kaastöölisele, ta ütleb 1. Timoteuse 6. peatükk, Jumala kartus on koos rahulolemisega on suur tuluallikas. Kas rahulolu on siis eesmärk? Ma näen pühakirjast näiteid Jumala kartlikust rahulolematusest. Näiteks Edenaias. Aadam ei tundnud täielikku rahulolu enne, kui talle oli antud kaaslane, Eeva. Jaakob näiteks maadles ingliga. Ta ei olnud rahul ainult selle kohtumisega. Ta ütles hoopis, ma ei lase sind enne, kui sa mind ei õnnista. Iisraeli lapsed ei tohtinud rahul olla, kuni nad polnud täielikult vallutanud tõotatud maad. Ja Jeesus kogunisti ei olnud rahul sellega, et elas kõrgelt pühas taevases keskkonnas ümbritsetuna inglitest, kuna mina ja sina olime kadunud. Prohvet Jeesaja kirjutab 62. peatükis, Jeruusalemma pärast ma ei puhka, enne kui tema õiglus paistab nagu paiste ja tema pääste põleva lambina. Rahulolematus inspireerib, motiveerib, ajendab meid püüdlema veel kord, muutuma, pingutama ettevõtmises. Jänu ja nälg, sisse ehitatud kontrollimehhanismid ja tasakaal, tagasiside ahel, Jumal antud märgid, mis annavad meile märku tegutsemiseks. Füsioloogiliselt pole need, kes on kaotanud näljatunde, motiveeritud väga tervislikult toituma. Pigem, mida ma tahaksin täna süüa, on küsimus. Mis kõlab hästi? Aga vaimselt 63. psalm ütleb, oh Jumal, sa oled mu Jumal, ma otsin sind vara, mu hing januneb sinu järele, mu ihu igatseb sind. Seevastu on olemas Jumala kartmatu rahulolematus. No seda me näeme kindlasti Mao ja Eevaga ühenduses, sest neil tekkis selline, eriti Eeval selline arusaam, ta vajab midagi enamat ja üle selle, mida Jumal oli juba andnud. Hebra raamatu 13. peatükk räägib selgitavast, eristavatest jumalakartlikest ja kartmatut rahulolematusest. Ta ütleb, teie meelelad olgu ilma rahaahnuseta, olge rahul sellega, mis teil on. Inimesed, kes otsivad sotsiaalseid või poliitilisi muutusi, võivad alustada vääriliste motiividega, kuid siis nad lõpuks avastavad, et nad hoopiski teenivad raha. Rahul olemine, olema ilma ahnuseta. See on tõeline inimlik probleem kõikjal. Kas sa oled rikas või vaene? Sest kõik, nii väiksemast kui suuremani on ju oma olemuselt ahned. Sa vaata oma käsi, kus poole sõrved tõmbavad, ikka sissepoole. Prohvet Jeremia kirjutab 6. peatükis sellest. Ja millest räägib Jeremia 51. peatükis, kui räägib Babylonist, ta ütleb, sina, kes sa elad paljude vete ääres, oled rikas aarete poolest, sinu lõpp on tulnud, su ahnuse mõõt. Kahjuks on see neis, kes järgivad issandat ja nad tulevad Jumala juurde nagu rahvas tuleb ja nad istuvad Jumala ees nagu rahvas,
tema rahvas ja nad kuulevad tema sõna, aga nad ei tee nende järgi, sest oma suuga näitavad nad palju armastust, aga nende süda ajab taga ahnust. Jeesus ütles, vaadake ette ja hoiduge ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ahnus on meie isekus käega katsutavas vormis, sest tegemist on asjade esemetega. See on oma olemuselt ebajumala kummardamine. Ahnuse tee on jumala kartmatu rahulolematuse tee. Paulusel oli vajadusi. Ja nagu me nägime Filippi 4. peatükis, oli aegu, mille usklikud ei suutnud või ei olnud neil võimalusi teda aidata. Ja ta ütles, ma tean, kuidas elada külluses ja kannatada puudust. Räägi meile, kuidas? Mida sina tegid, Paulus, kui sul oli nälg ja puudus? Apostolitegude 20 ütleb, ma ei ole ihaldanud kellegi hõbedat ega kulda ega riideid. Te teate ise, et needsamad käed on hoolitsenud minu ja minu kaaslaste vajaduste eest. Ma olen teinud telke, et ennast ülal pidada. Rahulolu ei ole laiskus. Aga kui me läheme nüüd tagasi Hebra 13. peatüki juurde ja võrdleme seda Filippi 4. peatükiga, kuidas me saame kogeda rahulolu? Rahulolu allikas on tegelikult seesama. Teie käitumine, teie meelelaad, olgu ahnuseta. Olge rahul sellega, mis teil on, sest tema ise on öelnud, ma ei jäta sind maha ega hülga sind. Mida ütleb Filippi 4. peatükk? Ma võin olla söönud või näljane, ma võin olla alandatud või külluses. Seda kõike ma suudan Kristuses, kes mind teeb vägevaks, ütles Paulus. Ja 23. psalm ütleb, issand on minu karjane. Kes siis? Issand loomulikult. Mul ei ole millestki puudus. Rahulolu on õnne sünonüüm. See peitub Kristuses. Kristuses kogeme selle rahulolu rahu. Isegi nälja, ahastuse, tagakiusamise ja ohu keskel. Paulus kinnitab, just nii see ongi. Me vahest mõtleme, kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk võib meid lahutada Kristuse armastusest. Ja vastus on kindlalt ei. Paulus õppis saladuse, kuidas toime tulla rasketel aegadel, kuid meid alandatakse hädas ja kitsikuses. Ja me ütleme, Paulus, kuidas on see võimalik? Ja ma vastab, ma suudan kõik Kristuses, kes teeb mind vägevaks. Küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda auhiilguses Kristuses Jeesuses. Pühendunud inimest lohutab imeliselt teadmine, et Kristuski otsis oma maapealse elu jooksul oma isalt iga päev vajalikku armu värskeid varusid. Ja niiviisi isaga osaduses olnuna läks ta välja kinnitama ja õnnistama kaasinimesi. Iga töötajat, kes järgib Kristuse eeskuju, valmistatakse ette saama ja kasutama väge, mida Jumal on tõotanud anda oma kogudusele maapealse saagi valmimise jaoks. Jumal tunneb meie soove ja on nende eest hoolitsenud. Issandal on oma laste jaoks varude varakambrid ja ta suudab anda neile seda, mida nad kõigis olukordades vajavad. Miks siis mitte usaldada teda? Tema on andnud oma lastele kallihinnalised tõotused, tema eeskirjadele ustavalt kuuletumise tingimusel. Pole ühtki koormat, mida ta ei saaks kõrvaldada, ühtki süngust, mida ta ei saaks hajutada, ühtki nõrkust, mida ta ei saaks pöörata tugevuseks, ühtki hirmu, mida ta ei saaks vaigistada, ühtki väärt püüdlust, mida tema ei saaks suunata ja kinnitada. Ärgem vaadakem endale. Mida rohkem viibime oma puuduste juures, seda vähem jõudu on meil võitmiseks. Vaadakem Kristusele. Peatse kohtumiseni.